Tere jälle kõigile, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka Oskar Taimla ja saadet teen Kristjan Häätero ja Andre Sokoloviga. Meil on nüüd päris pikk paus oli, 3 nädalat, mida tarka olete ära teinud see ajaks? No minu tarku tegemisi oled saanud Discordis jälgida, et olen kõvasti printinud mees reis. Ei, siin F1 on viimasel ajal on hästi läinud, et laias lastus jah, minu bettinguga seotud tegemised on kõigile näha. Jah, minu bettinguga seotud tegemised ei ole kõigile näha, aga eks ma ilmselt jah, ise nagu pigem vähe, et pigem vaatan ka siin Kristjani järgi ja väike shoutout ka Arsenalile, et 16 aastat tagasi CL-i poolfinaalis nüüd uuesti Realile tõmmati kott pähe 2 korda, et väga rahul peab olema spordisündmustega. Sai selle kiire jalka jutu ka nagu ära räägida? No pidi ja sisse surumane. Sest meil tuleb täna suuremat sorti Kossu saade ja hakkame Kossu juttu ajama ja ega meil, ma räägin, et saade pole alanudki, juba mul hakati suruma, et ajaga on kiire, et ma siis teen selle sissejuhatusega kiiresti ära, et enne kui me külalise saatesse kutsume, siis lihtsalt tasub ikka ja alati ära mainimist, et nii nagu meil viimase osad ikka kombeks on olnud, nii on ka täna. Meie sponsor Coolbet välja pannud siis 500 eurot ühele vaatajale otse Coolbeti kontole ja eks te ilmselt juba enamus kõik teate, mis te selleks tegema peate, aga kui veel ei tea, siis ühinege meie Petime spordipanustajate Discordiga, otsige sealt üles selline alarubriik nagu Cool Petime, postitage sinna üks vähemalt 5-eurone panus Coolbetis ja tänase saate lõpus siis toimub loos, kus me siis loosime välja 500 eurot. See loos pannakse kinni, Janek, ma tänan sind komplimendi eest, aga loos pannakse kinni 18.30, seega teil on veel 28 minutit aega selle loosi jaoks ennast kirja panna. Nii et tänud Coolbetile selle auhinna eest ja mis siis ikka. Laseme kõlli ja kutsume külalise saates. Külaline. Täna oleme kutsunud siis Kossu juttu ajama Delfi sporditoimetaja Ats Kuldkepa. Tere tulemast! No tervist ja tänud kutsumast! Kristjan, ma enne kohe alustuseks tahan ära öelda, et ma arvan, me kindlasti kutsusime õige inimese saatesse, et kui sa mõtled, et me käime nendel korvpallimälumängudel, siis kuidagi jääb alati see kõige kõrgem koht nagu saamata seal võitja võistkonnas on alati kuidagi see noormees siin minu parema käel. Tuttav nägu küll, jah. Jah. Ma ei tea, kuidas see mälumängu teadmised kanduvad küll palustamist üle, aga vaatame ja kuuleme. Kristjan on nii kompetitiiv, et ta ei taha praegu seda kuidagi juba kibena. Kristjan kohe häiris. Järgmine nädal on rematch tulemas ja siis vaatame. Seal ma võib-olla ei osale, aga kõige tähtsamad on ikkagi need meistrivõistlused, aga ma ei ole kuulnud, et see aasta tuleks kahjuks. Jaan Allik on retired. No siin on vist mingisugused üks küsimus, et nüüd on nagu igaüks korraldab, et siin täpselt ei teagi, kelle meistrivõistlused parasjagu on. Aga okei, nii palju siis mälumängudest, et räägime siis parem sellest, mis hakkab tulevikus toimuma. Või tegelikult ei, räägime ikkagi korraks natuke minevikus ka, et võib-olla alustamegi kohe. Meil on Kossu jutud täna plaanis ja alustame siis äkki kodusest Kossu liigast. Võib-olla lihtsalt nüüd see Eesti-Läti liiga sai läbi, et kuidas sa nagu oma sõnadega kokku selle võtad, et kui suur tragöödia sinu arust oli siis nüüd see, et ainult 2 Eesti klubi sinna play-offi sai ja loomulikult, et finaal oli nagu Läti siseasi. Et kas see on nagu, kas ta on nagu tööõnnetus või ta ongi nagu selline, mis ta siin natukene ka meedias on olnud, et nüüd peame kõvasti nagu peeglisse vaatama ja midagi kardinaalselt muutma hakkama? No kahjuks oli seda oodata natuke ette. Ma oleks sama pakkunud hooaja alguses ka, et Kalev ei mängi finaalis näiteks? Ei, et 2 tükki saavad 8 sekka. Et eelarveteks, aga vaadates, mis välismängijad meie tiimid kohale toovad siia, siis need on läinud iga aasta käest kehvemaks. Ja see hooaja jooksul läks veel hullemaks, vaadates Pärnat näiteks. Mis imevenna sinna tahaliini tõid, et kahjuks oli see oodatav. Muidugi mäletan seda Rapla-Ogre mängu, mis otsustas selle viimase edasipääs ja sellest oli küll kahju. Minu arust Rapla on üks neid tiime, kes suudab nagu Läti tiimidele vastu saada. Et neist oli kahju. See on üks kuu enne hooaja lõppu oli neil üks mäng ka Liepajaga, kus nad
kodus mängisid äkki 10-punktilise edu viimase 2 minuti maha. No kas see on veel mingi oma väljaku poolel, meil olid panused? No seal oli veel mängu lõpus oli veel jah, kui ma ei eksi, oli siis Krumits tegi äkki vastast väljaku poolel vea viimasel sekundil oli 3 vabaviset. Et sellised väga pisi asjad, et Rapla oli muidugi ainukene, kellel siis ma olen nõus, et oli tegelikult nagu päris reaalne võimalus, et nemad nagu välismängijatega tegelikult ju McCreary ja ma ütleks McKissikuga ma ei tea täpselt neid palkasid, aga nagu laias saastus ma arvan, võib väga rahul olla. Ja nemad on oma tööd selles mõttes hästi teinud, et neil mõni seal lati kolistamine hooaja alguses oli selle Saaguga, aga muidu jumala okei. Aga kus mul oli väga kehv tunne, nagu tõesti kehv tunne oli selle viimase Selli ja Graamo poolfinaalmängu järel. Et ma olin juba valmis reige sõitma tegelikult. Et mitte ainult selle 18 punktise edu pärast, mis tuli, aga enne mängu ka. Ma olin, ma ei tea, 90% kindel, võtavad ära. Et mitte, et ma Sellit ei austaks või ei hindaks, aga ma just lootsin Kalevilt ühtlasemat esitust. No, ma ise mõtlen ka, et okei, et see, nagu te rääkisite, see Rapla mõnes mõttes võib ka nagu TalTechi sinna panna, et seal oli kindlasti variatsiooni, on ju, et meil ainult 2 klubi oli seal neile hulgas. Siis loomulikult Tartul kukkus Tartus me jõuame ka rääkida, kukkus nagu ka nagu see põhihooaja lõpp väga lollisti välja, aga kui me mõtlemegi, on ju, Selli, kes jõudis finaali ja andis seal ka VEF-ile nagu vastu. Ma arvan, et see nagu liigale on esiteks väga positiivne, et meil on veel üks võistkond, kes võib nagu nii-öelda võidu nimel konkureerida. Siis teiseks nüüd Selli mängis veerandfinaalis Tartuga ja poolfinaalis Kaleviga, on ju. Ja no, kui me siin ootside poole, ma arvan, mõlemas seerias oli mingil hetkel seis selline, kus Kihlve kontorit nüüd ootside mõistes oli 90% Eesti klubi juba edasi, on ju. Et seal Tartu mängu, Selli Tartu mängus on ju see 3. mäng. Kas seal oli äkki mingi 9 punktiline edu, äkki 4-5 minutit? No seal Graamo mängus oli isegi rohkem kohe. No seal Graamo mängus oli poolaeg, kuigi ka siis me räägime ikkagi. No Tartu oli kindlasti lähemal võidule, et selles mõttes 4 minutiga 9 punkti maa mängida on ikka väga raske. Selles mõttes seal peavad ikka asjad nagu päris valesti minema, et Minust selles veerandfinaali seerias 2 viimases mängus Selli ise tegi ka oma viimase kehvamad esitused. Aga võib-olla Tartu millegagi üllatas, ma ei ole täpselt arvasin millega, aga midagi Sellit nagu häiris. Aga sa rääkisid sellest välismaa, see mul ka tahtsin lihtsalt nagu veel lõpetuseks mainida ja nagu Sellit kiita, et miks mulle nagu see Selliga väga meeldib, et ma olen natuke nüüd uurika rohkem enda tegemiste järgi ja neil on seal oma kohalik podcast, kus näiteks meie Siim Raudla käis ja oli väga huvitav kuulda ja ühesõnaga nemad nagu, ja seda nagu räägitud ka, et nemad otsivad oma nagu nii mängijaid, ütleme niisama mängida, aga ka üldiselt välismängijaid otsivad läbi nagu siis väga analüütilise lähenemise, et nad nagu seal nagu süvenevad mingisse statistikasse analüütilisemalt, et noh, nagu nii-öelda tuvastada välja, et kes on nagu head mängijad. Ja me oleme näinud, et on ju nemad ajal, mil mitte keegi ei rääkinud Stefan Vaksist, siis nagu me kuulsime juttu, kuidas Selli on huvitatud Stefan Vaksist, on ju. Et see juba näitab, et need nagu leiavad üles. Siis kui sa mõtled enda välismängijate peale McCoy, kes läks poole hooaja pealt ära, Martse Ford oli väga okei nagu täiendus, et nagu ja siis sa mõtledki samal ajal, milliseid mehi, kui suvaliselt toob nagu Pärnu, kellel on siis 2 hooaega lõpetatud. Eelmine aasta oli see Alston ja kes nüüd see aasta on? No see Whitley, Bradford oli natuke selgelt parem. Bradford oli okei. Aga ka mitte muidugi selles mõttes ju, noh. Ja siis ma küsin, Mingline välja ei vedanud. Ja see nüüd nagu jõuabki sinna, et ma olen alati nagu selle poolt olnud, et kui meil on siin nagu, et räägitakse, et on palju välismängijaid. Kui meil tuuakse häid välismängijaid, see ei ole Eesti korvpallile kuidagi halb. Minu meelest see on nagu hea, meil klubid on tugevamad, noored mängijad saavad trennis paremat kvaliteeti kõik. Probleem on just nimelt nagu nendes meestes, keda on Tallinna Kalev siia toonud, on ju, need suvalised mängijad, kelle taset tegelikult võivad mingid Sten Saaremäelid ja nagu asjad ära kanda. Ma eeldan, et me kõik on nõus sinna. Jaa, aga ma loodan, et mõni klubi nüüd suvel teeb selle lükke ära, et võtab 4 keskparase asemel 2 okeid venda. Lihtsalt proovida kas või. Ja kui jäävad mingid augud sinna koosseisu, siis jäävad, aga mingit teissugust lähenemist tahaks näha. Aga okei, Kristjan, võib-olla võtame siis nüüd hakkavad, juba käivad nii-öelda Eesti korvpalli meistriliiga play-offid. Ma kõigepealt küsin ära, et kuidas sa ise tunned see formaat on, et me mängime siin 3 võiduni. Vist kuni finaalist kuni finaalini. Ja Pranksi seeria on ka 3. Et see on positiivne või? Ma muudaks ainult Pranksi seeria 2-seks. Aga 3 võiduni seeriat on selles mõttes, mis ta on ju võimalikud ka, et kui panna
poolfinaal ja finaal 4 peale, siis me ei jõua seda mai lõpuks ära mängida. Ja ma olen nõus, ma arvan, et see on siuke, meil on piisavalt nagu see keskosa on piisavalt tasavägine, et nagu ikkagi teha piisavalt pikad seeriad, aga nagu samas ongi, et see finaal 4-mänguline ei ole ka nagu hetke jõudude vahekordi arvestades. Okei, aga Kristjan, võta võib-olla ette, kas siis ja äkki Martin aitab meil ekraanile saada. Otsite, et vaatame võib-olla üldvõitja kõigepealt on, et Kalev Cramo 1.25, Tartu 5, TalTech 20 ja Rapla 23, et siin ilmselgelt Kalev Cramo on suur favoriit. Nüüd lihtsalt küsimus on see, et me räägime siis sellest, et kas sa näed nagu võimalust, kas on üldse reaalne, me räägime kellestki teisest, et keegi teine tuleb Eesti meistriks kui Peltsi Kalev Cramo, sinu arvust Tats? Et kui sa vaatad kihlveokontorite otse, siis nagu ikkagi kihlveokontorid, ma ütleksin, et üle pikka aja ikkagi näevad mingisugust võimalust nagu teistel ka. Okei, et eelmine aasta oli veel väiksem. No see 1,25% on nagu 80%. Et umbes 20%, et keegi teine võidab. Okei, 80%. Tundub natuke võib-olla liiga suure, aga mis muudatuse ma seal teeks, et TalTechi numbrid tõmbaks väiksemaks? Sa mõtled just siis ette juba selle TalTech Tartu poolfinaal seeria. Ja isegi kui TalTech saab enamus mehed rivisse tagasi, siis ma arvan, et neil oleks ka finaalis väike võimalus. Et see Tartul on 5 ja TalTechil 20, see on nagu liiga suur vahe. Ma ei näe mingit põhjust, miks Tartu peaks nagu selgelt üle olema TalTechist. Sa võib-olla vaata, mis on, ma tean, Kuulbetis on äkki natuke madalam Tartu. Seal ei ole seda seeriat. See vist oli. Miks sa niimoodi vaidled mulle? Okei, ma enda meelest just nägin. Okei, näed, on olemas. KML võitja. Siin on võitis, äkki ma mõtlesin seeriast. Siin on Tartu Ülikool 4.25, aga okei, see on siis nii-öelda margini vahe, et siin Tartu on ikka 20. Kristjan, ma ise mõtlen nagu sarnaselt, et see Tartu on minu jaoks kõige keerulisem võistkond nagu siit hinnata, et ma mõtlen, et TalTech mulle üldiselt meeldib ja kui siin on muidugi Posti küsimus, et kas ma arvan, et kui Post ei ole ja kõik teised on, siis neil on ikka on okei või? Tartu vastu? Põhijooaja lõpus nad mängisid suurepäraselt ilma Postita. Mängisid. No sellega ma olen nõus, aga ma ei tea, ma ise nagu TalTechi poolt ikkagi, ma ei tea, ma ei ole nii head mängu näinud, aga see Tartu enda mäng on nii ebaütlane kuidagi, et kui sa mõtled, siis nagu praegu mõtled, et Tartu hooaeg on tegelikult ebaõnnestunud, samas nad olid karika finaalis Cramo vastu. Korraga võitnud Cramot. Võitsid korra, karika finaalis olid päris lähedal, Selli vastu oli lähedal, et nad kuidagi nagu mingites mängudes tugevate vastu, nagu VEF-i vastu, ma tean, nad tegid väga hea mängu. Et nad nagu, aga samas jälle siis on kuskil seal nõrgematega on jälle väga hädas, et ja mingid mänge siin andsid ära lõpus ka seal, et jah, no siit me täpselt nii-öelda omavahelist seeria koefitsientesest ei näe, aga ma olen pigem nõus, et see vahe võib olla nagu natukene liiga suur, eriti kui me nüüd vaatame, et see on näis, mis see Tartu nüüd Viimsi vastu teeb ka, et kui nad samamoodi koperdavad sealt kuidagi edasi, siis ma nagu see muudaks mind veel enesekindlamaks TalTechi vastu, et kui siin TalTechi kuskil mingi 3 koefitsiendiga või ütleme 2 alates 2.50 nagu võib mõtlema hakata, et Tartu on nii ebaühtne olnud, et sealt ei tea, mis tuleb, Ja ma nagu minu jaoks ongi see Tartut on kõige keerulisem olnud hinnata, et nad ongi nagu läbi hooaja olnud väga ebastabiilsed ja see ebastabiilsus on tulnud nagu reaalselt reaalselt nii, et nad nagu püüavad nädala sees teha väga hea mängu ja väga halva mängu. See on nagu mängijatel ka kuidagi väga üles-alla, et see El Sheikh on teinud suurepäraselt mänge, järgmises mängus võib olla 0 punkti, Henry samamoodi. Jah, see on... Kuidas seda Ats selgitada? Et kui ma kuskil detsembri keskpaigas küsisin Aivar Kuusmalt selle kõikumise kohta, siis ta sai muidugi hästi pahaseks, et Tartu ei kõigu üldse tegelikult. Aga ülejäänud aeg on midagi muud näidanud. Ma tean, seal oli nagu mingi hetk nad alustasid seal liigas nagu suht okeilt. Nad võitsid hästi palju tasavägiseid mänge. Et aga samas jah, siis tuli seal ENBL-ist tulid seal sellised 30-sed pakid, nagu, mis paberil tegelikult oleks võinud olla täitsa nagu mängitavad vastased. Et siuke kuidagi väga, ma isegi see Viimsi vastu, no jällegi kuidagi väga loivult nagu mängis. Viimsi oli täiesti reaalne variant, see on nagu mäng ära võtta. See on nüüd küll see hetke nagu läbi, aga enne seeriat me nagu ka arutasime seal, et see Viimsi, et saaks ühe mängu kätte, siis võrreldes sellega, mis kihlveokontorid nagu pakkusid nüüd alguses. Et oli nagu
ma nägin ka nagu, et Viimsil võiks nagu mingisugune variant. Ja kui ma eksi, siis sellest sai isegi -2,5 oli 1,15, et mis on nagu siuke 85% midagi sellist, et 3-0 võidavad, et no vaatame. Ma arvan, et kui Kalev või TalTech suudavad selle Sean Fladi maha võtta, siis nad võidavad ka kogu seeria. Et kui ei suuda, on Tartul väga hea šanss, sest ma arvan, et ta on nagu selge võtmemängija, et ainult selle tugeva eesliini pealt Tartu ikkagi ei võida. Kuigi see on suurem eelis, me teame seda, aga jah, tagaliinis Flaat paneb selle 20 punkti, siis on Tartul võimalused olemas. Aga ma ei kujuta ette, kas see juhtub. Ja võib-olla huvitav asi, mida ka nagu Tatsilt arvamus küsida, et on finaalide MVP siuke market on ka nagu ära üles pandud, et sisuliselt Stefan Vaaks üle 50% hindab siis Olivet ja siin siis rivi igasuguseid teisi mängeid ka, et kas sul lihtsalt nii-öelda laias laastus on mündivise, et kas Vaaks või keegi teine. Laias laastus, et kas arvad, et Vaaksu oleme siin, on siin... No siin muidugi, kui TalTech 20-ga, siin väga ei pakuta. Kas siin on Jürgens on 30, okei. No Post 50 ja Jürkat on 100, et siin on 3 TalTechi mängib ka. Vaaksu number on okei, aga kui ma peaks ennustama midagi, siis seda, et Hermet saab maikuuks jalad alla ja enesekindluse kätte ja ei kuluta energiat liiga palju kohtunike peale äkki kokku võttes. Eelmisel kevadel Hermet oli väga hea. Oli. Aga üldiselt Hermeti see hooaeg on, eriti arvestades seda, et nii palju kui me aru saan, et ta ju oleks võinud väga napilt seda hooaega mängida Prantsusmaa kõrgliigas on ja kui sa arvestades seda, siis ma ütleks, et Hermet üldiselt on nagu hooaja mõistes nagu läbi kukkunud, aga ikkagi väga pettumust toimista hooaega. Ja, aga ma ei tea, millegi juurest pakun, et tema see kevad tuleb natuke etem, kui seni on. Isest kõik võimalused on talle loodud, et võib-olla Selli kaitse ja Liepaja kaitse andis talist vähe viskeid, et nad suutsid tema nagu ära elimineerida. Ma ei ole kindel, kas Tartu ja TalTech seda suudaksid. Okei. Aga Vaaks on õigusega favoriit seal. Kristjan, kas me tahame midagi seeriate kohta ka? On sul midagi hingel, mida sa arutada tahaks, et siin üldiselt on läinud... Kuidagi selles mõttes paberi päris ühepoolsed seeriad, et võime äkki vaadata tänast mängude koefitsient. No vaatame. Kuna seeriad juba käivad, siis need seeria hinnad ja ma mingid panused olen ise pannud, ma panin natukene TalTechi -2 peale ja Rapla võit, Rapla -1,5, Rapla -2. Kui need tulid, siis üldiselt nagu ilmselt nagu natukene Keila basketit ülehinnad ja natukene Pärnut ülehinnad, aga nagu laiaslastus siin on ühepoolest seda. Seal tehti suht kiired korrektuurid muidugi, et kui need mängude nii-öelda koefitsiendid tulid üles, siis oli nagu... Aga ühesõnaga täna Kalev Cramo tuli välja nii-öelda spreediga 21,5 ja see on nüüd väga kiiresti siin liikunud, et võib-olla enne kui me sellest konkreetselt nagu räägime, siis sellest mängust Keila ja Kalev Cramo, kus me kõik teame, et see seeria lõpeb 3-0. Võib-olla lihtsalt korraks räägiks sellest Keila KK-st, et nüüd on laiaslastusena mängijad oma viimased 3 mängu ja siis saavad selle hooaja nagu lõppenuks kulutada. Mängisid selle hooaja lõpuni, oli palju nii-öelda ilkumist, et kas nad ikka selle hooaja nagu lõpuni mängida. Kas võib öelda, et nagu tänu sellele Jonesile või et võib öelda, et nad nagu lõpuks tulid sellest hooajast ikkagi nagu auga välja. Et kuigi seal oli alguses nagu päris koledad asju, siis lõpuks võib öelda, et nad ikkagi mängisid seal platsil nagu ikkagi päris korvpalliklubi. Ja isegi koos Jonesiga saada juurde 3 võitu selle ühele, mis tal enne oli vist ikkagi kõva saavutus. Mina nagu neid ülejäänud mängijad väga kõrgelt ei hindat. Et isegi tegin hooajal. Kuigi muidu väga ei panusta, siis ma tegin laivis nii-öelda Kihlveo kolleeg Rasmus Vatteriga, kas Egert Aller näiteks viskab põhijooajal üle 10 punkti või alla. Ma panin alla, mul ei olnud tema keha, kui vaatas mingit usku temasse. Aga Rasmusel oli ja tuli lõpuks mingi 15+ vist. No sul oleks ikka paar kuud veel vaja olnud, et tal see... Ta tegi väga tubli hooaja, tegelikult alguses eriti nagu tassis neid. Et lõpuks hakkas natuke langema. Võib-olla Jonesi tõttu, võib-olla selle tõttu, et tal ise midagi pikast toojast keha hakkas väsima või midagi, aga jah. Kui sa võtad hooaja algusest neil selle Halleri ka ära, on ju? Haller oli päris pikalt, kui ma eksi, äkki top-scorer Eesti Läti liigas eestlaste arvestuses, et võttis seal, vaatasin, mäletan, selge ees korvi alt isegi keerutas, et no Keil oli muidugi väga hädas, aga
ei, see Keila väga-väga huvitav ja sina bravuurikalt enne meie hooaja eelvaatus ütlesid, et Keila ei saa ühtegi võitu. Ma teen üle-eelmine, ütlesid, et Viimsi ei saa ühtegi võitu, siis nad tegid väga hooaja. See oli üle-eelmine aeg. Said tegi 5 võitu, no see oli hooaegine seda vist. Ja siis nüüd küll, see sats küll ei mängi ja nemad küll ei võida. No me saame pärast nagu, ma arvan, et ma ütlesin midagi sellist, et ma ei imestaks, kuna ei saa ühtegi võita. No Oskaril selles mõttes meeldib alandada nagu neid suuri underdoogi. No ma arvan, et Maal Taitsi sa oled muga nõus, kui ma ütlen sulle, et see võitude arv, mis Keila Kaaka lõpuks sai, mis oli nüüd 5 või 4? 4. Et see oli kindlalt nagu väga hea saavutus nende. Jaa, kindlasti. Ma ise oleks pakkunud ka 0 võitu, aga selle tingimusega, et kuskil detsembris-jaanuaris pannakse pildid kotti. Et jah. Vaatajad usuvad ka Keilasse, mis on päris nagu üllatavad. Rahva vaim on seal. No võib-olla nad usuvad seda, et kaotused ei tule väga suured või mis seal on, et võidavad midagi. Et ühe saavad kätte ikka. Lahing vanda, ja no see lahing on mille suhteline mõista. No et siis tänases mängus, et 26,5 spreed, et siis on just panustaks Keila Kaaka peale. Kristjan, võtta see mängi ette siis. No ütleme, et nagu me juba korra mainisime, et see tuli 21,5 on ju. See tundus selgelt nagu madal, et siin on ikkagi, me räägime taseme vahest, pluss need on play-offid on ju, et palju siin ikka Graamo tagasi hoidma läheb, ma arvan, et nad lähevadki siin kägistama. Mina arvan, et see võiks olla siin 30 juures, võiks see nagu päris spreed olla, ma arvan, et see 26,5 on okei. Jah, no minu arust nagu seal põhihooajal ikkagi, kui siin klubid mängisid euromänge oli tihedam graafik, siis seal Keila vastu mänge nagu võeti võib-olla natuke kergemalt suuremate klubide poolt, et mõned veteranid seal istusid ja võib-olla mängid ka ei läinud päris nagu 101% peal. Graamo muidugi Keila vastu ilmselt võttis seal seda esimest mängu natuke isiklikult, et seal tuli vist 60 pakk, et seal nagu pressiti minu arust enam-vähem lõpuüleni välja, et aga jah, siis nagu selle pealt need handicapid tihti Keilale nagu kukkusid, et sõber muidugi ka seal noori väga ei ole noortel seal mingit mänguaega andnud, et ta lasi seal oma põhipostel ikka üldiselt 35 minutit rassida, et võib-olla seal viimasel minutil sai mõni noorem peale, et siis on need suuri handicap'e tegelikult coveritsid suht hästi, et ma eeldan, et see laias laastus olid need liinid suht õiged, et aga jah, nagu sa ütlesid, täna on play-off, Graamol nagu midagi tagasi hoida ei ole, et 60-st vahet ei ennust, aga ma ise oleks arvanud, et see handicap 30 kandis, et eks ole näha. Kalev ei saa lubada enne poolfinaali nagu väga lõdvalt mängima minemist, et ma ei tea, miks nad peaks ennast kuidagi tagasi. See Ogre-mäng ka võib-olla näitas, et nad ikkagi nagu... See sita maik ei suu ja nad tahavad nagu tappima minna, et tunduks loogiline. Selleks tänases mängus on isegi mängijate, nagu sellises mängijate, Kuulbetil on mängijate eripanused ka väljas. Üldiselt üldse väga tore, ma tahan lihtsalt kommenteerida siin, et võib-olla me kunagi saame sellest lähemalt rääkida, miks see nii on läinud, aga üldse see, et nagu me räägime Eesti-Läti kossust, siis läbi hooaja me oleme näinud Eestis Kilgfo korteritel väga nagu laia mängijate eripanuste turgu, et ma arvan, et see on lokaalselt kindlasti väga lahe ja eks see ju selles mõttes ka nagu näitab, et asjad nagu arenevad. Ja ma arvan, see nagu ala populariseerimisele ka nagu väga kasulik. Kindlasti ja inimestel ilmselgelt on nagu isu ka ja see on ju Ameerikas tegelikult ju väga populaarne, et see nagu nii-öelda see fantasy aspekt nagu ühendad nagu nende player propsidega, et see on põhimõtteliselt sama asi, et vaadates, kui populaarne tegelikult on mingisuguste fantasy'te mängimine, nagu et see nii-öelda player propsidele panustamine on põhimõtteliselt kõige lähem asi sellele, mis nagu üldse on nii-öelda võib-olla päris, neid fantasy'd saab ka päris raha eest, aga nii-öelda. Ja teie Optibetis näitasite teed, on ju? Me näitasime teed, jah. Aga tegelikult eks siin eelmised aastad on tegelikult nii-öelda play-offideks minu arust on olnud, aga see aasta pigem oli ikkagi läbi hooaja nagu ja mitte ainult siis meil, et mujal nagu olen ka näinud. No üldiselt ongi, et just varasemalt ongi olnud seal laias laastus, et Kuulbet tuleb nagu play-offideks välja ja siis nagu hooaja sees pole midagi ja nüüd on nagu siis on nii, et hooaja sees olite teie, Epic Kuulbet äkki midagi üritas seal on ju ja siis nüüd siis play-offideks on nagu kõik nagu urst öelnud, et väga äge, aga Kristjan tänaseks mänguks on ka mõni pops või see Atsiga ka, et sükestes mängudes muidugi, et kunagi väga raske nagu, et võib-olla kui mingi FIBA mängud on ju, et siis sa nagu enam-vähem oskad prognoosida, et Tape on ju, et kui ta just vigadega välja ei lange, et mis roll tal võiks olla, aga sellises mängus üsna raske on näha, kuidas neid nagu minutid jaotatakse. Võib-olla ma ise üks nagu huvitava variatsiooniga mängija on nagu Leemet Pökkler, kes on siin nagu väga, teinud väga ka ebastabiilse hooaja, et tegi, kas ta jäi mitte oma punktirekordi FIBA Eurocupis 30 punkti pani prantslastele, on ju.
aga siin näiteks viimases otsustavas mängus Selliga sai 0 minutit. Et... Mis sa ise õnneks arvad, kas see oli... No okei, see on muidugi treeneri otsus, tal on nagu alati õigus seda teha, aga kas sinu arvates nagu kõrvalt fännina või kõrvalt vaatajana ajakirjanikuna oli see aus, et Pökler sai 0 minutit? Oli küll, ta oli kaitses päris kehv ja rünnakul ei olnud enesekindlust. See, miks tal ei olnud enesekindlust, see võib-olla läheb sinna treenerit kaab saada natuke, aga nende seniste minutite pealt, mis ta tegid Selli vastu, oli õige. Ja tal oli kehvad minutid. Olid. Aga kui sa nagu mõtled, et lõpuks see teine poolega, see on tagantjärgi tarkus, ma absoluutselt ei õigusta seda, aga lihtsalt, et isegi kui sa vaatad selle rosterile otsa, siis sa nagu tegelikult saad aru, et selles rosteris sellise ülesehitusega on ju, sul on nagu Pöklerit ikkagi vaja, sellepärast, et sul lihtsalt ei ole nagu mängijad, kes suudaks endale nagu ise peale Vaksi ja Kaukeni, kes suudaks endale nagu ise midagi nagu tekitada. Aga ma ei usu, et Leemetil oleks olnud väga mugav ise ka sinna tulla. Vahe on sulanud seal 14 kolmele ja teemet, et see oleks hästi lõpetanud endale pausud. Aga muidugi siin see üks küsimus ka, et Cramo otsus siis Clarence'ile mitte asendust tuua, et oli see viga tagantjärgi, targana öeldes või laias laastus sa arvad, et seal mingi keskpärase tagamänge toomine ei oleks midagi muutunud? Pigem pole küll ametlikku infot, aga pigem oli see olude sunnil, et tuleb vaadata ka finantse. No aru saada, jah? Jah. Okei. On Kristjan sul midagi, mis sa tahad nagu ise siit välja tuua või liigume? Siin kommentaariumis räägiti, et Max Safe on Tappe over. Tappe over või? Aga Eesti liiga mängude puhul on ju see, et kui ise saali kohale ei lähe enne mängu, siis täpselt ei tea, kes mängib, kes ei mängi. Pead selle box-koori hakkama refreshima. Protokollid tulevad umbes 30 minutit varem, et siis on neid... Aga muidugi vahest võib juhtuda, et keegi on protokollis. Üles antud, aga ei mängi. No Keile vastu täna, ma arvan, see võib olla see koht, kus näiteks, ma ei tea, Hermetil seal mingi küünarnukk valutab ja ta võib-olla ei mängi, aga ta tegelikult nagu selli, tähtsamas mängus mängiks, et seda muidugi ei tea. Eks nagu, aga kui need Kihvri ja kontorid teevad neid koefitsiente, siis nemad ei tea, aga panustajad ka ei tea, et siis nagu kellelgi otsest eelist ei teki. Ja ma näin siin ka Sven Kaldri nime, et ma ei tea, meile küll seda Pärnu-Räpla mängu, kus oli ülekanne ja Kaldri oli stuudios. Kuigi kas ei oleks loogiline, et Keile KK teeks samale trenni või? Ma ei tea, miks ta seal oli. Ma vaatasin seda mängu väljas, seega nii-öelda ilma hääleta. Seega ma ei kuulnud, kas see teema võeti üles, miks ta seal oli. Ma ise nagu nii palju neid Eesti mängijate jutte pole kuulnud, aga Kaldre rääkis minu arust väga tarka juttu, et mulle väga meeldis seda juttu, et aga trenni kohta ma mõtlesin öelda, minu arust Keile oli ainuke klubi, kes ei teinud nagu sõprusmänge. Seda küll, aga mänguajalisel õhtul võiks ikka mingi suuta. Ma ei tea, kuidas siis Sveni nagu elukorraldus on üldse, kui palju ta seal Keilas nagu käib, et... Mingi periood oli nagu minu arust oli nagu märgata muster, et need Läti mängud... Mõned Läti mängud... Kaldre vist ei käinud kohale, et see võib-olla seal... Võib-olla nagu küsimus ka selles. No eks täna ole näha. Amatöörkorvpall, Ja õisaga meil propsid tuli natuke vara, et meil on siin nagu võib-olla bokskoorid tuleb mingi paari minutit. No Ansip teab, Ansip ise just on ka kuskilt sealt kandis. Kas Ansip ei olnud Rapla mees või? No ta räägibki, et Sven on Raplas küll, aga trenni peaks tegema. Ma ei tea, kuidas see Keilas need asjad on. No vanameistrile, ma arvan, on nagu... Tal on Andresega mingid asjad kokku lepitud, et... Vabamad käed. Maipuri naaber on, ütles. Sven Kaldri on Maipuri naaber. Kui sa aru ei saa, siis need tüübid on mingid legendaarsed meie vaatajad. Seda me oleme tähele pandud, nagu see Maipuri ja oma Rapla vanustega, see on nagu seal on jah mingid mehed hingavad seda. Mees käib õhtul Laanel küsimas, et kuidas nagu... Eile karistas ära, ütles, et Laanel on väga hea vorm ja Laane tegi eile ka väga hea mängu ja kõik need nii-öelda liinid tegi üle, et... Et nii oli. Aga okei. Kuulbeti mäng ka. Vaatame kiirelt Kuulbeti mängu üle. Kuulbetil on, kui ma eksi, siis Sutt on ka täna out, eks ole. Ma ei tea, Pahv lootis, et ta mängib, aga Sutti aeglast paranemist teades üldjuhul siis, mis sa eeldan, et ta ei mängi. No see ei tundus... Tal võtab alati igast hädast taastumine 2 korda rohkem aega, kui tavaliselt mängita. Päris keeruline olukord selles mõttes Pahvil, et tagaliinis on sul sisuliselt... Poeg ja Trapp. No ja Trapp. Ja Trapp, ma ei tea seda Trappi nii hästi, aga ta vaadates seda varasema statistikat, ega ta ei olnud mingi playmaker pole olnud, et ta pigem on selline tugev skoori ja...
tema see visketunnetus läbi minekutel on maailma kõige kohutav, mis ma kunagi üldse näinud olen. Ta lihtsalt loobib pallisid ja ränga suunas. Aga nii kurb, kui see ei ole, siis ta on ilmselt üks Keila, kui koval on välja, et see on parim võimalus. Vähemalt ta suudab läbi minna. Jah, seda küll jah. Vahepeal saab mingid vead välja ja vahepeal söödab välja ka. Ilmselt sa muidu polegi Oskarit korvpalli mängimas näiteks. Ma just tahtsin öelda, et kõlab väga nagu sarnaselt, kui ise nagu korvpalli mängida, siis korvile lähed, ei jõua siis. On siin midagi huvitavat. Ma selle trapiga ise, mul oli nagu huvitav oli see, et sa nüüd ütled ka, et sa tunnetust ei asju ei ole, et ma nagu siin nende mängijate eripanuste raames nagu siis uurisin, et mis ta nende kolmestega teinud. See on nagu väga huvitav, et ta on nagu siiamaani visanud kõikide mängude peale Keila Kuulbeti eest 1-3-se, aga näiteks Portugali liigas mees pani 2-3-st keskmiselt, et selles mõttes on, ma ei teagi, kuidas selliseid asju selgitada, et väga... Peep on ära keelanud äkki. Jah, võimalik. Kuigi nagu, kes on siis nagu väga panema. Mina tahan Keila Kuulbeti osas küsida seda. Sinul kui siis ajakirjanikul, kes sa üritad seda nagu objektiivselt hinnata. Et okei, praegu kõik mängijad on nagu olnud vigased, ma saan aru. Et neil ei olegi sinna taha kedagi panna ja Margus Pahv seal vaikselt selges toimetab kuidagi selle palli ründavasse. Aga nüüd, kui me mõtleme, siis aega, kui olid Kasemets, oli Kupstas, oli mingid ameeriklasi on läbi käinud. Kas mingi hetk mulle vaatasin seda Kuulbeti rosterit ja vaatasin, et on täiesti nagu normaalne roster. Ja siis sa vaatad boxscore'is lõpuks ikka Margus Pahv mängib 22 minutit. Kas sa võid sellele küsimuse mitte vastata, aga kas sulle ei ole tunne, et see on natukene et võib-olla on nagu vähemalt hooaja keskel võib-olla, et ongi siis ütleme, et Peep Pahv oma rosterit on ka natuke veidralt kasutanud. Onupoja poliitika. No kas just, jah. Ütleme välja. Ta on kahjuks, ma ei tea, kas on onupoja poliitika, aga kahjuks on Peep oma selle rosteri imelikult üles ehitanud, et neil pole mängujuhti. Et siis paratamatult ta peab mingit minutid tegema. Et hooajal küll toodi mängujuht, aga sellega ei õnnestutud. Ja siis hiljem toodi see trapp, aga seal vahepeal oli ju pikk aeg, kus ei olnud ühtegi mustanahalist taga. No mingid minutid paratamatult peab tegema lihtsalt. Ja 25 minutit, no ma ei tea, mina nagu mul isiklikult lihtsalt näiteks meeldib Lenk rohkem. Lenk saab vähem mängida kogu aeg, et eks see on veits maitse asigi, nagu see on erinevad tugevused. Lenk saab Pahvit teises. Aga mis ma Marguse... Aga tahaks uuskama Pahvi minuteid. Mis särk selline? Marguse kaitseks ütlen siis, just ta kestab kaitses enam-vähem ära. Ja ma et seal ta on Lengist natuke parem. Aga muidu jah, kuidas kunagi. Eks ta on natuke parem viskaja ka, nagu spot-up shooterina. Ta võtab viskeid lihtsalt, minust Lenk ei taha. Ta on parem peale viske, mitte sisse viske. No seal võib-olla on ikkagi ju trennist või nagu, ma ei tea täpselt nende noorte statistikat või varasemalt ajalugu väljaspool meistriliigat, et võib-olla Pahvil ikkagi on nagu mingi... Ma just tean, et ongi see Lengi nagu teise liiga nagu statistika on ikkagi olnud nagu lubav, et pluss ma tean, et siin on teistes podcastides on ka nagu mingid eksperdid on nagu näevad tema päriselt. Ma ei tea, mis oleks Marguse statistika praegu teises liigas, sest minust ta ei ole seal ju mänginud. Või vahepeal mängis on. See aeg minu arust mitte, aga minu arust kunagi ta on seal mänginud. Aga Margus on ikkagi selgelt parem, kui ta oli 2 aastat tagasi, ka meistriga mõistes. Eks ta ei ole ka muidugi sellist tüüpi mängija, kes ilmselt isegi tega teises liigas. Ma nüüd korraga kohe võtan ette, et ta teises liigas mängis 2022-2023 aastal ja keskmine saak küll ainult 5 mänguga. Oli 13,6 punkti. Et jah, okei, see valim on üsna väike. Ma vaatasin muidugi boxscore'i ka, et Kalev Cramol siiski nagu nimekirjas on... Kõik olemas, kes vajavad. Vist kõik olemas, kui ma nüüd kedagi... Miška Tape, Meiers, okei. Meiers teeb äkki oma täna saab platsile. Aga okei, liigume äkki NBA-sse üle, aga ma tahtsin ühe panuse ka anda vaatajatele, et see vist küll kuskilt käis natukene läbi, aga ma võtaks Vaaksu söödud over 3,5, et Cramol ei ole väga palju tagamehi, et ma eeldan, et Vaaks ikka oma 20-25 minti teeb olenemata, mis see seis on ja Keila vastu peaks päris palju sööte jaguma, et ma arvan, ta võib-olla Keila vastu väldib ka neid nagu raskemaid viskeid, et mängib, proovib rohkem võib-olla meeskonnale mängida, kuna neil ilmselt pole vaja ka nii palju playmakerid, et see
Tema koormus on viimasel ajal nii suure olnud, et võib-olla natuke antakse lihtsam tööpäev äkki talle. No üks on, ma olen kindel, et minutid on nagu... Aga samas neid mänge nagu nii palju, nüüd ka pole olnud see Ogre mängida eelmine reede äkki, et sellest on peaaegu nädal aega möödas, et noh, Keila vastu ilmselt ei tule nii intensiivne mäng ka, et mulle see nagu panus pigem meeldis, aga mitte muidugi selline, et see on nagu kindel laks, et aga okei panus, kui keegi tahab siin midagi kaasa elada. Aga lähme äkki NBA-sse? Jah, aeg surub. Jaa, lähme NBA-sse. Aits, kui palju sa NBA-asjadel silma peale jõuad hoida? Ikkagi... Iga päev uudised ja tulemused vaatan iga päev läbi. Sigased lood ja sotsiaalmeediad. Mänge ise mitte liiga palju, aga näiteks pühapäeval, kui viimati oli Clippers ja Golden State, seda vaatasin täispikkuses. Ja kui on olnud play-in'i mängud, ma olen neid pikemad kokkuvõtteid vaadanud. Et nii palju kui võimalik, jah. Et NBA on väga äge. On sul isiklik eelistus ka mõne võistkonna või mõne mängi suhtes? Vanasti oli San Antonio Spurs. Õiget juttu räägid siin. Siin on suur fänn, jah. Aga praegustest play-offi tiimidest Golden State. Olen just Stephen Curry pärast. Neile pikalt nagu pööjalt hoidnud. Mitte tohutu fänn, aga lihtsalt kui valida keegi, siis nemad. No õiget juttu räägib mees, et... No Curry on siuke mängija, ma arvan, keda laias aastas ükski normaalne korvpallifänn ei vihka või nagu... No mingi kiltkond Lebroni fännid küll, jah. No okei, aga nad ei ole nagu minu jaoks kaine mõistlik inimesed. Aga siin tuleb kohe Kristjan mängu. Ei, ma saan aru, üks asi on konkurents, aga objektiivselt lihtsalt hinnata. Sul on mingid põhjused, miks sul mingi Lebroni meeldi, ma saan aru. See on isiklik asi, aga Stefan lihtsalt selline väga tore tüüp alati olnud. Aga muidugi teda tasakaalustab seal teine meeskonnakaaslane. Mina nagu ei saa kunagi sellele meele põhjalt hoida, et kahjuks on nii. Aga mis tal siis nagu häda on? Ikkagi üks läbi aegade parimaid kaitsemängijaid? Ei ole. Ei ole? Ats, on küll? Pigem on. Pigem on? Ma ei tea, mis see läbi aegade tähendab, top 10 või top 20, aga pigem top 10 isegi. Võiks olla. Minu jaoks isegi nagu üllatab, mina nagu oleks eeldanud, kui me räägime Draymond Greenist, et siis et tal nagu vanusega nagu see impact nagu langeb ära, aga nagu kuidagi iga aasta sa ikka jälle üllatad, et mees läheb aina hallimaks, kuidagi nagu näed, et enam nagu jalad ka üldse maast ei tõuse, aga nagu see defensive impact on ikka nagu maailma tasemel. NBA parimal tasemel. Ja, tegelikult puhtalt vaadata teda mängimas. Väga fun. Väga okei. Olgu ta need isiku asjad, mis iganes, aga... Ma ei otseselt ei välja osta, ta on teinud väga võimsa karjääri, ütleme nii, et Hall of Famer. Aga okei, Martin, võib-olla paned korra meile NBA outright winner ikka ette. Teeme siis siukse asja, et me oleme siin neljakesi. Et lihtsalt, kui me võtame NBA Championship winner on ja me peaksime tänasel hetkel siis enne play-off'e iga üks ühe valiku tegema. Me teame, et Paavo on selle valiku teinud. Paavo valik oli Nikola Jokic ja Denver Nuggets. Toona, mis see ootus oli, kas sa mäletad? 15 äkki. Okei, et selle Paavo paneks kindlasti uuesti 26, aga et meie siin istume, kes mida oleks? Ma olen Sokolov, Andre, sulle esimese... Kas me võtame selle järgi, mis me arvame päriselt võidab, jah? No jah, kui sa peaksid nagu ühe panuse tegema, et outright winnerile, kellele sa panustad? No ma niimoodi väärtuse järgi ei tea, aga ma arvan, et Boston võidab. Boston võidab? Ma tahaks feidida OKC-d. See on mu nagu ängil. Okay. Aga ma siis ütlen kohe ära, siis võib-olla läheb huvitavaks, et mul endal on nagu natuke sama. Et kui ma vaatan, kui see eelmine hooaeg läks, ma nagu ei näe, et Boston nagu oleks kehvem, kui nad olid eelmine hooaeg, et okei, siin Thunder ja Cavs tegid mõlemad väga kõvad põhjuvajad, aga üldiselt see ikkagi võtab, me võime öelda, et nad on juba seda kogemust saanud, aga üldiselt see nii-öelda esimene läbimurre noorematel tiimidel, et siis see võtab nagu ikkagi... Sa pead kuskil oma laksnud play-offis ikkagi kirja saama. No muidugi said eelmine aasta. Nad läksid favoriidina Tallase seeriasse, kui ma eksi. Et nagu bookmakerite seas oli Oklahoma favoriid. See tegelikult eelmine aeg tegelikult nende hea põhju, mitte muidugi kaugelt nii hakkas selle, aga nii-öelda see noor sats nagu... Aga muidugi saad aru, üks on veel. Sinuks on nagu see üks on veel puudu. Just. Plus mis ma tahan veel öelda on nagu see, et ikkagi, et kui me räägime Boston versus Thunder, siis siin on üks väga selge eelis Bostonil, nad mängivad Eastern Conference'is, et neil on... Suht lihtne neil see teie finaali on ikkagi minu arust lihtsam, et... Esimesed 2 ringi võib-olla küll, aga
aga Cavaliersiga ma arvan, et läheb neile andmiseks. Sa näed nagu, et Cavaliersis seerias ikkagi... Ei, ma pakun, et Boston võidab ka kogu tiitli, aga jällegi selle tingimusega, et Porzingis peab rivis olema see aasta. Ma et selle eelmise hooaja vahe on see, et Boston ei saa lubada, et keegi oleks puudu. No. Bostoni vastased eelmine aasta olid päris palju muidugi puudu, et paraku kahjuks siin reaalsus, et iga aasta play-offis ja nagu enne seda mängid langeb ära ja see on nagu korvpall ja aga noh, me muidugi räägime reaalsusest praegu, aga et Boston ilmselgelt on haavatav, et jah, nagu see flipte nii-öelda switch play-offiks, et ma ei tea, kui kergelt see nagu käib, et võib-olla nad lihtsalt ei ole see aasta... Neil on mehed ka, kes on nagu ikkagi... No neil on nüüd korral... Nad ei ole vanad mehed, aga kogemust, play-offi kogemust on neil nagu väga-väga palju. Et nagu neil, kui sa räägid sellest switchist, siis nagu neil peaks olema. No mulle isiklikult meeldis rohkem Celticsis Ida-konverentsi võit. Siin on küll natuke kehvem koefitsient, aga see on kuskil seal 1.75 kandis kuskil, et ma arvan ka, et Cavalier seal läheb raskeks, et olen nende kahega nõus, aga overall võitjast rääkides, no mina olen ikka longshoti mees, et ma enne play-offi ma oleks tahtnud Clippersit, aga nad said siin Nuggetsi vastu, et nagu see kaotus Warriorsile oleks nagu tagantjärgi ilmselt parem olnud, kui nad mängiks Rocketsi vastu. Rockets on nüüd ju, Warriors on nüüd Rocketsi just favorit. Ja mitte väike favorit, või nagu jumala selge. See on väga üllatav, kui ta niimoodi on. Mina arvan, et kuigi ma olen Golden State'i poolt, siis ma arvan, et Rockets võidab. Ja selles järjest ma tahan ka rääkida ja ma arvan, et seal on väga selge väärtus. Aga ühesõnaga, no ma siis ütlen, et läbi hammaste, ma võin öelda, et ma seda päevapanusid pannud, aga nüüd, kui nad vallandasid oma treeneri ja ma olen näinud nagu sükest nagu erksamat Nuggetsit, eriti just kaitses nagu mehed nagu mängivad jälle isuga. Ilmselgelt, seal tagantjärgi on olnud juttu, et seal olid, mängijad ei olnud rahul ja sisekliima oli väga halb ja neil see nagu veits süke Tartu, et kuidas mingi mäng nad lihtsalt mänginud. Et nüüd on neil nagu, see lõpp oli päris hea ja selle uue hingamise pealt ma ise arvan ja kui meil vana hea Jamal Murray play-offis, siis Nuggetsi 26. Ma nüüd ei saa seda võtmata jätta. Kuigi ma ütlen, et see Clippersi avaseeria on väga raske. Et Clippers oleks olnud teine valik, et Kawhi tundub tippvormis, Harden on väga hea. Zubac tegi imelise hooaja, vist kui ma ei eksid, on üks kandidaat most improved playerile. Norman Powell viskas üle 20 punkti ja neil on pingilt Bogdanovic. Chris Dunn on üks defensive player of the all defensive tiimi kandidaat. Et Clippers tundub väga sügav ja neil on ka see nii-öelda ball-handling star nagu Power ja Piliti nagu Kawhi ja Hardeni näol. Ma tuletan muidugi meelde. Et nüüd on 2 minu satsi. Kas ma võin 2-26 lootsi panna? Et see, kes selle seeria võidab, see võidab terve asja. Ma muidugi tuletan meelde, et hooaja alguses me ju rääkisime sellest Clippersist. Mis see hooaja alguses hinnati Clippersi tõenäosust play-offi saada 40%, isegi vähem veel. Et see pett nagu realiseerus ka selles mõttes. Isegi kui samal päeval tuli õhtul uudis, et Kawhi jätab mingi 3 kuud vahele. Ja, aga see oli miski, mida me arutasime läbi, et isegi et seal on nagu eeldus, et Kawhi oli terve hooaeg väljas, et neil on nagu seda ikkagi nagu piisavalt nagu sügavust, et nii seal on üks naljakas aspekt, mille üle kõik naersid Norman Powellile, kui ta ütles peale hooaega, või peale free agency't, et me oleme tugevamad, sest Paul George läks ära. Ja see osutus 100% tõeks, et üks primadonna saadeti minema ja Powell oma nii-öelda, ma ei tea täpselt mitu punkti ta rohkem viskas, aga ta kompenseeris kõik need Paul George'i nagu rünnakud, ma arvan, ära raius vastus, et jah, Clippers on ohtlik. Ja Paul George siis läks Philadelphiasse ja me teame, kuidas... No seal oli ka muidugi teisi põhjuseid, aga... Tema oli üks osa sellest. Aga see kaardimaja lagunes seda. Aga nüüd neil on ju kõrge pikk ja saavad äkki järgmine aasta. Lägi, jah. Ja. Kõrged pikid, kõigil on kõrged pikid. Ja Ats, sina siis ühesõnaga oleks ikka Bostoni peal, ma saan. Aga okei, vaatame äkki need seeriad ka läbi siis, et me juba mainisime seda. Teine seed, Houston Rockets, 7. seed, Warriors. Ma kohe ütlen ära, et Warriors alates All-Star breakist, siis peale seda, kui oli All-Star mäng, kui ma ei eksi, siis Warriorsil on nagu terve selle aja jooksul võitude kaotuste suhte järgi ongi nad kas teine või kolmas võistkond kogu liigas. Et peale seda Butleri treidi, no see on täiesti teine võistkond. Winning player. Tunnistad, et Butler on hea korvpallur? Aga ma olen seda ammu juba tunnistanud. Mingitel hetkedel võib-olla... Siis kui Heat finaali sai peale sinu suur üllatusena, siis... Ma ei ole öelnud, et ta halb mängija. Ma alati seadsin küsimärgi alla, et kas ta on nagu see mängija,
kes ta tõestas, et ta on, et ta suutis üksinda viia Heat'i finaali korral, mitte üksinda, aga ühesõnaga. Aga see, et nad on nagu Rocketsi vastu, kes tegi väga hea põhjooaja. Okei, see on see, mis me nagu just nagu hetk tagasi rääkisime, on ju, et sa pead oma vitsad seal väga noor viskad. Väga noor viskad, et sa pead oma vitsad kätte saama, aga me just hiljuti nad mängisid omavahel ja no eks see on võib-olla natuke plükki ka, aga Ime Udoka Houston Rockets nagu näitasid, kuidas Steph Curry nagu reaalselt kinni võtta. Jaa, et mis mulle Golden State'i puhul häirima jääb, et kõik tuleb neile nii raskelt ikkagi. Kõik võidud tulevad siukse pingutamisega ja Steffi mingid paar hullu 3 otsustavad lõpuks. Et ma arvan, et Houston saab paar siukest blowout võitluse seerias. Ja ma ei usu, et Golden State oleks võimeline neid mingis mängus 30-ga maalla lööma. Ma arvan, et tänu sellele Houston lihtsalt põhimõtteliselt oma füüsisega kuidagi suurepärane. Rocketsist on tõesti üks nagu füüsilisemaid tiime, et seal see noored vihased vennad pluss siis nagu Brooksi see nii-öelda kogu see kaitse nii-öelda mentaliteet on. Et noh, mul nagu Houston nagu Spursi nii-öelda rivaalina ei ole kunagi istunud ja pluss James Harden, aga see sats on tegelikult päris sümpaatne, et seal Van Vlieti ja Brooksi näol on tegelikult 2 sellist nii-öelda play-offi meest täitsa nagu olemas liidrid, et mina ise julgen öelda, et mina panustan seda Rocketsit ka, tundub väärtus. Et ma siin täna homme midagi otsin selle parima hinna kuskilt välja ja ma eeldan, et kuskilt võib saada äkki isegi natuke kõrgemalt. Et see Warriorsi hype on päris kõva, nagu Oskar rääkis, et neil on väga hea see rekord olnud peale seda All-Star breaki, aga kas seal ei ole, ma täpselt ei tea, aga ma tean, et ma mäletan seda juttu, et neil see schedule oli suhteliselt nõrk. Et nagu seda oli oodatanud hooaja lõpus nagu on head, et nad play-offi nagu jõuavad, et see schedule oli nagu neile soodne. 10 tiimi tänkisid, siis kõikidel tiimidel praegu oli see... Et hooaja lõpus on lihtsalt hea olla. Aga okei. Eks siin on muidugi nagu see on teisi markedeid ka, kus seda nagu realiseerida, et võib-olla seal see Rocketsi mingi handicapi variant... Ma muidugi satsi käest, et mis ta näiteks Lakersi tiimist ja nende seeriast Minnesota vastu, mis sa arvad, et kuidas see seeria võiks minna? Et Lakers on siin päris selge favoriit, 1.50. Aga see on põhimõtteliselt sama suur kui Warriors Rockets vastu. Ma et Lakers on õigusega favoriit. Et tänu Doncicile on neil mingi rünnakul siuke kindel tase olemas, millest nad väga nagu alla ei lange. Kuidas nad kaitses on suutnud nii head olla, sest ma ei saa endiselt aru. Coaching masterclass ilmselt. Samas, kui sa saad ikkagi tuua Finney Smithid ja Vanderbiltit platsile, sul on ikkagi tegelikult suure koosseis, mis siis, et ühtegi head tsentrit ei ole. Kas nad seal isegi ei mängi mitte siukse koosseis, kus nagu ongi, et minu arust nad mängid nii siukse koosseisega, kus on Hachimura 5 peal, seda niikuinii on ju, aga siukse, kus isegi Finney Smith on mänginud seal 5 peal, täiesti ilma tsentrita. Jackson Ace paneb mingi 15 minutit. Nojah, Koberi vastu võib see koosseisu vastu võib see olla efektiivselt. Just tahtsin öelda, et üks võistkond, kelle vastu see võiks nagu justkui toimida, ongi nagu kuigi kahte moodi, Minnesota nagu tegelikult mängib 2 suurega, mis on nagu üsna haruldane. Neil on ka neid 3 tükki, Nas Reed, Gobert ja Randall, aga Randall ei ole ju Gobert ei ole tõestanud, et ta suudab nagu karistada. Ta ilmselgelt ei suuda mitte kedagi karistada, ta ei suudaks. Martin Torbek võttis küll aga ei, no selles mõttes muidugi lauas. Mulle tegelikult see meeldi, kui Goberi nii hullult vihata. Ei, ma kaitsen teda elu lõpuni. Aga ma räägin, et rünnakul ei suuda. Kui sa mõtled postis selge eest, siis ta ei ole touchi, eks ole. Selge ei tasu. Mina, Gober on ilmselgelt ju nagu selle Minnesota edu üks nagu alustalasid, et kui siin vaadata seda äralangemist, siis kurat, ma ei ole nii kursis, aga ma ise paneks selle pigem härra Randli nagu kaela või Conley on muidugi ilmselgelt väga vana juba. No Conleyt ilmselt hakatakse kaitses hantima ka kõvasti, et... Ma ei tea, kuidas tal on, kas see McDaniels ja kuidas tal need kolmesed nagu kukuvad, et see spacing on nagu... Ma saan aru, see Edwards ongi sinna 300 jäetud nagu väegi ruumi, kelle oleks seal Randil ja teistel meestel midagi teha, et see on natuke problemaatiline, aga samas Nas Reed Nas Reed ja Randall võiks nagu koos töötada päris hästi, et Reed on ikkagi päris eliitviskaja, et neil on nagu optsioneid Timberwolvesel ka mängida, et ma enne seeriat mõtlesin, et ma ei taha Timberwolvesi peale pettida, aga ma ei suuda nagu mitte pettida, kuna ma näen nagu Lakersis ikkagi seda variatsiooni, sa ütlesid, et neil rünnak on nagu
noh, niikuinii neil see nii-öelda floor on väga kõrge, eks ole, sul on sellised mehed, aga näed seda variatsioonis kaitse lekib. Ma arvan, et Timberwolves on lihtsalt füüsilisem tiim ja nad võivad ära grind nagu jõuga nagu ära võtta selle seeria, et no jah. Pigem tuleb pikk seeria. Et ma arvan, et tuleb pikk ja nagu raske seeria, et ja minu jaoks ka, mul on nagu selles seerias, ma nagu üldiselt nagu võtan seda. Sa ütlesid, ma ei saa Lakersi kaitsest aru, et kui ma ei saa sellest aru, siis ma ei taha nagu, ma tahaks selle vastu teatud loogika seal on. Sul on 4 mingi 205 atleetliku vendaga korraga klassil. Okei, Luka pole atleetlik, ta võtab. Okei, jah. Atleetlik ta ei ole, aga ta on lihtsalt suurne. Vähemalt võtab mingid lauad maha. Ja kus siis Luka nagu mõtle tegelikult selle peale, et Luka minu meelest oleks Rudy Gobeeri kas või nagu lihtsalt. No kui me räägime tegelikult võtab postis palju. Ega kaitse ei ole ainult üks mäng, see on ju nagu 5-5 mäng. Ma saan aru, et seal on nagu switchid, rotationid on ja see ongi minu jaoks kõige nagu, et nagu üks asi on see, et ongi see Luka või Lebroni on ju, kus sa kaitse mängid, aga neil just ongi see, et ja kui nad mängivad sukest viie mehe kaitset, siis lõpuks on see, et seda nagu liikumiskaitses tegelikult peaks ju nagu palju olema, need rotatsioone, et ongi, et see, kuidas see Luka nagu ja Lebron vana mehena, kuidas nad nagu vastu peavad selle seeria. Ma ei tea, minu jaoks on nagu see väga huvitav seeria. Ja kui sa peidad Luka McDanielsi peale ära, siis ei juhtu midagi hullu. No aga see on ju counterid ka, kuidas sa nagu vastad sellele, et sa ei saaks Lukat nii-öelda kaitses nagu peita. Ma ise mõtlen ka nagu seda, mul nagu natuke kipum Timberwolvesi peale minema, ma arvan, et siin põhijooajal on nagu see Lakersi kaitse, millest me räägime, et see põhijooajal on sul nagu võib-olla natuke lihtsam seda teha, et sul on see üks mäng, et sa peidad selle ära, aga seerias, kus sa saad nagu nii-öelda teha adjustment vastavalt sellele, mis mängudes toimub, siis mul nagu tunne on see, et play-offis tuleb see päris tase. No Bullsil on rohkem relvi just, et nagu adaptida või nii-öelda ümber mängida asju. Ma ei ole muidugi šokeeritud, kui Lakers tõmbab 4-0 ja nagu see Timberwolves on nagu minu arust suht lähedal sellisele nii-öelda implosionile, et neil see hooaeg on olnud nagu, nad ei ole kordaid käima saanud, ma olen terve hooaeg oodanud, et nüüd see Timberwolves tuleb ja nüüd tuleb, võidavad 3 mängu ja siis tuleb mingi mäng ja saavad jälle nagu sisse, et suht üles-alla ja nagu ilmselgelt neil ootused peale eelmist hooaeg olid väga kõrged, neil on kerge siuke pettumus sees. Ma arvan, et kui need siin nagu play-offis nagu ebaõnnestuvad, siis see sisekliima võib seal nagu väga halvaks minna, et seal on nagu oht ka, aga nagu underdogin upside, et Timberwolves oli 6 mäng kodus, Timberwolves -1,5. Mis -1,5 oleks siis 3.54, et ma ilmselt mängin seda marketit. No lõpuks Timberwolves on Julius Randle ja see tiim, kus on Julius Randle, see ei võida. Jah. Ja see trade, no me näeme, mis nagu vastupidi Knicks on ju Townsiga on, see on nagu nii-öelda, no selles vahetuskaubas oli selgelt no targemad mehed, mis ma kuulasin, rääkisid, et Randle on selles mõttes key, et kui ta hakkab seal oma nagu seda post-mängu nagu mängima, siis tegelikult Lakersi vastu pigem ta tohiks seda ainult teha siis, kui tal on nagu selge mismatch. Et ta pigem isegi lukata ju, see ei ole nagu nii lihtne, et Lakers on ka suhteliselt nagu suur ja füüsiline meeskond ikkagi. Ma ise mõtlen seda, et nagu see ongi, et võib-olla liiga kauaks selle ühe seeria peale jäänud, aga et see nagu Lakersi nagu selle vastu midagi oleks, et kui nad peaks kaitses muretsema selle peale, et me hakkame nüüd Randle'i post-upidega no pigem küll. No ja muidugi me ei ole ka liigan on ju ka hea, kui Lakers võidab ikkagi, et see on vaatenumbritele ja Warriors jah. Aga milline seeria, millis sa ootad nagu kõige rohkem nagu vaatamist, et mängud on siin laupäeval suht vara hakkavad, et ilmselt saab suht rahulikult vaadata NBA fännid, et kui ma ei eksi, siis see Denveri ja Clippersi mäng oligi normaalsel ajal laupäeval äkki. Võin eksida. Aga ma vaatasin korraks selle ajakava läbi, et see tundus kindlasti mäng, mida ma tahaks vaadata. Ma olen ka seeria kokkuvõttes. Tundub kõige, kui panna 2 tiimi kokku, võib-olla siis kõige kõrge taseme ja tasavägine nagunii. Ma et see läheb ka 6-7 peale kindlasti. Kas räägime kiirelt MVP jutud ka ära või? Kas see Kilma kontorid pakuvad teie peale? Ei, ma 3-5 ei näinud. Ma just sellist väidetavalt on, selles mõttes hakkas ei ole hääled antud või? Hääled on esitatud, aga need pole kinnitatud või nagu... No Shea oli vist väga suur favoriit. Hästi lühidalt lihtsalt Nikola Jokic, average'is 3 tuublini. Haige statline oli numbrite põhjal. Kelle sina ajakirjanikuna hääle oleks saanud? Küsime lihtsalt nii. Ilmselt Shea. Kui sa ütled Shea, siis siin on kohe probleem. Ilmselt Shea, seal ongi see küsimus, et
kui Jokic'i põhiargumendiks tuuakse, et oi, tal on nii kohutav koosseis kõrval. Et kas... Või siis see, et maailma parim mängija teeb oma maailma parimat hooaega. Jah, ta on maailma parim selles, ma ei kahtle. Aga kas Denveri koosseis on 18 mängupärra kehvem kui OKC koosseis, kus polnud 50 mängu Chet Holmgreni, polnud mingi 30 mängu Jalen Williamsit. No, Caruso oli vahepeal puudu. No ma ütleks, et kui siin on Denveri on suht sarnane tiim olnud aastaid. Ja kui sa vaatad neid minuteid, kus ei ole Jokic mänginud ja kus on Marrid ja Gordonid ja kõik on platsil olnud, siis neil on net negatiiv nagu väga suur. See vahe drop-off on nii suur, et sa ei saa lihtsalt öelda, et nad ilma Jokicita, no see 18 mängu kõlab reaalselt. 40 võidu tiim lännes või 35 võidu tiim. Ma saan sellest argumendist põhimõtteliselt aru. Ma ei oleks kumbagi valiku vastu. Ei no Shale selles mõttes, kui sa võtad nii-öelda keskmist MVP hooaega, siis see OKC võitud arv selles lääne konverentsis ja tema enda isiklik nii-öelda statistika, efficiency, kõik asjad on nagu kaetud, et see on väga kõrgel levelil MVP. Aga lihtsalt nagu üks mees nagu minu silmis ikkagi on nagu täiesti... Laisust me oleme rääkinud, mis arvamus on. Me arvame, et see auhind oleks vaja ümber muuta. Põhihooaja parima võistkonna parim mängija auhinnad ja... No võib-olla siis play-offis, selles play-offis saame teada, kui hea see OKC supporting cast nagu tegelikult on. Aga okei, kas me jõuame väga kiirelt Euroliiga arvamuse? No paneme siis korraks ainult otsin ette küsima Atsilt, et ma saan aru, et sa oled nagu NBA-d ja Eesti kossu nagu jälgid rohkem kui Euroliigat, aga ikkagi endale teeb aega Euroliiga jälgimiseks ka, et ma muidugi segan vahele, et meil siin vahepeal on Andrele küsimus, et millal Otivetis saab panustada sellist panust, et kas Henry Tell tuleb Eestis seksikumast mees? Ilmselt ei tule, aga eks ma jätan meelde. Aga okei, tagasi Euroliiga juurde, et Ats, kas on kellegi, kellel sa pöialt ajad Euroliigas ja kui sa vaatad siis võite koefitsendile otsa, kas on keegi, kes nii-öelda just kui kutsuks Panetan äkki sul on peaks selged favoriid, et siin? Mida me ka hooaja alguses peal oleme ma ei hoia otsast kellegile pöialt, aga kui leida üks siuke sümpaatne äge isiksus Euroliigas, siis on Sataman, seega Pana. Kuigi ajalooliselt Pana mulle ei ole kunagi meeldinud väga, aga tänud alla. Nii et sa siis näiteks, kui Eesti, mina näiteks olin väga nördinud, kui siis siin Eurobasketi loosis valiti Türgi meile vastaseks. Sa oled siis õnnelik, kui... Ei, mina vaatasin seda loosi ikkagi selle pilguga, et tuleks võimalikult sobiv vastas. Ja Türgi selles spotis kindlasti ei olnud. Et mingi seksikuse juttu, see on loll. Ma olen nagu nõus. Aga okei, aitäh! Suur aitäh sulle, Ats, saatest tulemast, Kossu juttu puhumast. Loodame, et siis Riias varsti saab jälle kõvasti Kossupidu teha, et kui sa ise hindama peaksid Eesti, sinu kihlvekontorid on seda juba teinud, aga kui sina peaksid hindama nii-öelda tõenäosuses, protsentuaalselt enda peas, tõenäosus, et Eesti jõuab alagrupist edasi, siis... No teadmata kellegi koosseisi, siis praegu 45%. Ehk pääseb edasi. Loodame, et nii läheb. Suur tänu sulle, et saatest tulemast. Tänud. Praktiline panustamine. Et mis meil jäid, Kuulbeti panused on vaja teha? Meil on vaja Kuulbeti panused, jah. No, mine äkki ruttu selle Keila mängu peale, et ma siis teen selle, enda panuse teengi selle Kalev Cramo miinus 26,5 ära ja panen sinna just 150 eurot. Rääkisime saates. Oi, mis pahandus see on? No nii, meil on siin nüüd Martini abivaja, kes siin saatekülalist aitab. Aitab välja minna, et mingisugune error tuli meil siin ette, ma ise ei suuda nagu praegu lugeda. Mis meil siin on? Mis Kristjan on meil? Mingi aktiivne boonus on teises tootes, et ma ei oska ise kommenteerida seda. Ahah, et Martin, kas me teeme siis nii, et me avame Discordis äkki? Ja teeme aja kokku ja me lihtsalt praegu ütleme ära ja siis me teeme panust pärast. No võt seda panust me saa pärast teha, siis see mäng hakkab 1 minuti pärast. Ai, see on pahandus. Aga okei. No selge, okei. No teeme siis nii, et te võtke oma petid, öelge, mis te teete ja ma mõtlen nii kaua siis välja. Ma võtan Eesti jalkas ja ma petin, et Levadia võidab. Ma võtan -3 handika, vist ilmselt see on
-3, 2.62 oli äkki. Ehk siis võidavad vähemalt 4 väravaga? Ja 3-ga on siis push. Ja see on Aasia liin ja, et Kalev on saanud siin Paidelt ja Floralt 4-5 väraval siit sahmakad ja ma hindan ikkagi Levadiat gramm tugevamaks meeskonnaks ja ilmselt nad tahavad ka ennast nagu siin mida nii-öelda hooaeg edasi siis enne neid enne euromänge nagu ka natuke, et neil on vaja nagu ja ma arvan, et seal võib nagu päris kiirelt pakiks minna, sest Kalev on kaitses liigas kõige rohkem väravaid sisse saanud. Okei, me siis ühesõnaga me ei saa teie silme ees panused teha, sest meil on selline kerror, aga me siiski ütleme nii-öelda ära, mis panused me teeme ja siis pärast Discordis saame nagu share'ida, kui me panused nagu ära ka päriselt teinud oleme, et Kristjan, mis panus ei ole? Minu panus on järgmine nädalavahetus main eventile UFC-s, kus Carlos Prates on Ian Carey vastu, et Prates on siuke 45% underdog, et mulle sobib, et on oma vastased kõik nokki löönud ja Carey vastu pidi on olnud decision machine, et mitte nagu Peep Pahv. Carey nagu see ootse eelis tuleb selle pealt, ka asja pealt, et ta nii-öelda teoorias on grappling edge, aga ma ise ei usu, et ta suudab seda võitlust nagu maha viia või seal puuri ääres kinni hoida Pratest, et Pratese vastu on seda üritatud ka varem ja ei ole nagu see siiamaani kellelgi välja tulnud ja Carey ei ole ka puhas maadleja, kes nagu sellise füüsilisusega suudaks seda teha, et ja siis teine asi, et Carey siis tugeva Rahmonovi vastu kaotas napi decisioni ja tegi väga hea võitluse, aga väidetavalt oli seal tegelikult Rahmonovil päris tõsine põlvesidemete vigastus juba enne fighti. Carey küll väitis, et tema tegi selle vigastuse, aga Rahmonov läks peale fighti tegelikult operatsioonile ja tal oli see vigastus enne fighti, et selle pealt Carey nagu nägi nii hea välja, et ma ise arvan, et Prates on siin peaks tegelikult olema kerge favorit, et väga suur knockout power'i edge endal siin, et ilmselt lööb ära. Et ma paneksin oma kõik 150 siia, kui ma võid saaksin. Jah. Aga okei. Okei, ja minu panus siis tuleb, kuna minu panust me nagu hiljem tagasiulatuvalt teha ei saa, kuna see mäng just algas, siis mul siin nagu väga palju aega ei ole ümberkalibreerimiseks, et ma võtan siis ikkagi selle Houston Rocketsi seeria võidu. Meil on järgmine nädal juba episood. Kas on? Jah, peaks olema. Järgmine nädal, mitte ülejärgmine nädal? Järgmine nädal, 24. Ahah. Aga võtta äkki mängu ots? No vaatame... Tahad võtta Rockets kodus, -1 äkki? Jah, okei. See on sama, eks see nii-öelda seeria price ju kujuneb tegelikult ka sellest price'ist. Kindlasti, need on põhimõtteliselt selle mängu nii-öelda tõenäoliselt on siis inputid, mis lähevad mudelisse, mis toodavad seeria price'id, et see kõik on korrelatsioonid. Sa võid ikka jagada oma juttu. Ma ikka tean. Aga okei, eks me oleme siin täitsa omadega hädas, et siuksed olid panused või siuksed olid teoreetilised panused. Lähme loosime. Et lähme, vaatame kiirelt Paavo panusega üle ja siis loosime. Panustaja Paavo. Nii, Paavo on meil ka siis korvpallilainel viimasel ajal olnud, et see selli värgid, midagi see vist tuli? Seeria võit tuli. Seeria võit tuli. Aga ütleme nii, et nagu ängel oli hea, riid oli hea, aga näppude vahele nagu palju ei jäänud. No selle esimese mängu peale läks siin suurem osa ja kus ei tulnud ära. Et selles mõttes pigem hea pett, aga ei tulnud. Ja praegu vist lahtistes panustes on ka korvpalli. Seal peaks olema siis TalTechi peale tehtud üks... See ei ole TalTechi peale, see on alla 3,5 võidu. Okei, see oli siis sellepärast, et see oli Coolbetis siis parema hinnaga kui TalTech 3-0. Et jah, ütleme nii, et siis Paavo on olnud ka nii-öelda kossulainel, nagu kevadel ikka kombeks. Peab tegema väikse korrektuure seal, selle kossuga ka. See Kalju panus oli ka 0,5 Flora vastu, mis... Kui ma eksi, Flora viigistas 84. minutil ja võiduvärav olid seal 90+4, mis oli päris valus hetk Paavole. Ja see vist oli mingi kohtunike teema ka või? No ilmselt Floraga on alati, aga jah, seal selles mõttes kindlasti kahju ja tegelikult oli suhteliselt hea riid jällegi, et seal see hind oli hea ja langes ja mis teha. Aga selline see panustamine on, aga okei. Siin ma näen, et Andre väga närviliselt vaatab kella. Nüüd tuli ikka Kristjani silmad sinna kella peale.
Mis te tahate, loosi tahate teha? Tahame loosi teha, jah? Raha! No hea küll. Hakkame siis loosima, kui meil midagi muud veel õiendada ei ole. Oi, meil on siin 54 inimest, meil on jalgratturid valmis pandud. Meil on Kuulbeti poolt 5 sotti valmis pandud. Ma ei tea, noh. Sõidame. Ma vaatan, et nagu chat on väga vaikseks jäänud, et kus on... No mehed ju valmistuvad enne sõitu, ei taha energiat raisata. Okay. No nii, juba nüüd hakkas. No teeme siis sõidu ära, vaatame, mis siin olema saab. Et küll osalejate arv on nüüd natuke alla tulnud, aga paneme stardi ära ja vaatame, mis oi, no siin on kohe sprinterid, Janek Tallinnast. Ega noh, see on maraton ikkagi siin, et me teame, et olla jooksik pigem ei tasu ära. Et siin gruppi jääb kinni ja... Ei ole veel näinud, et keegi nagu lõpuni ära hoiab. Ei ole, jah. See tuletab meile meelde omal ajal Andrus Veerpool ühistardis, vaata, pani kõigil norrakatel pikalt eest ära. Ja siis mul läks, midagi mul oli, ma ei saanud nagu seda vaadata, aga ma salvestasin VHS-i peale, aga siis ma panin selle VHS-i sisse nii, et ma nägin ära, et ta jäi 4. Salt Lake City 50 kilomeetris. Ei ole. See oli mingi MM. Ta jäi 4. Ja see oli Salt Lake City, see oli eraldi, see oli ühistardisõit. Frode Estel võitis. Oi, milline foto finišit tuleb. King of Foots! Ikka King of Foots. King of Foots, kas ta on siin meil Twitch'is? Ma tean, et King of Foots on kindlasti meie saate vaataja. Aga kas ta nüüd ka päriselt praegu vaatab, seda ma ei tea. Et võib-olla peab Discordis ka siis meelde tuletama. Ja juba siin öeldakse, et ei ole kohal, siin on, tahetakse seda teist kohta. Kes meil muidu lihtsalt vaatame vahepeal ära? Ja King of Foots on kohal. King of Foots on kohal. Kes see muidu teiseks jäi, et mis see esikolmik oli? Pole kohal. Siin me ei näe, meile ei mahu siia ära. Ahah, 2-liitrine Valter, Mul on nii kahju temast. 2-liitrine Valter ja Alex oli ka, et limpa oli 5. Aga ei, palju õnne, King of Foots. Viimaseks jäi Romet. Kas mitte ei võitud eelmine? Ei mäleta. Ta võitis äkki minu selle auhinna. Ühesõnaga, King of Footsile palju õnne. Tundub, et see mees nagu hitib igal pool. Kogu aeg mingid hitid kuskil Discordis näeme, et... Ja see Panathinaikose suurest hitist nüüd tuleb uus otsana. Aga meil on vaja veel anda saate lõpetuseks 2 korda 25 eurot veel ära. Et Andre, kellele sina annad? Mina annan sellisele inimesele nagu Rolts, kes tegi siin Tammekale panus, et mulle tõesti meeldib Harju vastu Ive Nootsiga, et ma ei tea, kas ma siin pikalt ei jäägi, et Roland, seal Rolts võib-olla mingi lõpp ka, et Tammeka pett, et leiab õige inimese üles ja mina annan talle. Ta peab, kui ma ei eksi, ta peab ise nüüd siis visperima Martinile. Jah, et Rolts, sa tead, et sinust räägiti, siis tee seda. Kristjan? No mina valisin ka panuse välja, mis tagantjärgi oli väga hea panus, et ei olnud küll tema enda mõtted, aga võttis sealt aktiivsest arutelust 2 mõtet, et MMA-s panustas ta Sean Silva ja Julian Rosa kombo. Et Silva oli 1.40, kasutajas oli Harlis numbrid, ma vabandust, ma ei mäleta. 15 vist. Ja ühtegi teist numbrit, aga Harlist meil seal ei ole, et Harlis tegi ka visper, et tead Sean Silva 1.49, Rosa 1.32, tagantjärgi ilmselt nägid mõlemad välja, seal pigem 1.10 kandis, Silva võib-olla 1.15, aga olid nagu väga head panused ja täiesti nagu no sweat money olid need. Nii et palju õnne teile, palju õnne King of Footsile. Järgmine saade, nagu Ander lubas, on kas tõesti järgmine nädal või on meil ikkagi nädal? Mina vaatasin, et on järgmine nädal. No ühesõnaga, tulge möllake meil Discordis, seal kindlasti saate infot, millal järgmine saade on. Kui see järgmine saade tuleb, siis kindlasti tulevad põnevad jutud ja kindlasti tuleb jälle Kuulbeti 5 sotti, nii et oli meeldiv ja varsti näeme. Nägemist! Aitäh!